Teate, mul on nii hea meel, et ma olen Jumala laps. Mul on nii hea meel, et ma saan maa ja taeva loojat kutsuda enda Jumalaks ja oma isaks. Ja rõõm on rohkesti tema palge ees. Ja ma olen nii tänulik, kusjuures siin tuli niuke, meil on privileeg, et meil on tema sõna, millest kinni haarata. Meil on tema sõna, mida panna endale suhu ja meil on tema mõtted, mida panna endale pähe. See on privileeg, mida maailmal ei ole. See on meie privileeg. Ma kogesin seda siin ülistuse ajal, et meil on vaja õppida seda hindama ja seda eelistama. On asju, mida me võib-olla eelistaksime, aga meil on vaja õppida eelistama Jumala sõna. See oli siuke, et see on privileeg. See ei ole nagu kohustus, see ei ole siuke, et ma pean võtma Jumala sõna. Ei, see on see, et kui Jeesus on teinud meie jaoks nii palju, ta on andnud meile meelevalla, ta on andnud meile võidu, Jumal on andnud meile oma sõna ja mõtted, siis see on privileeg. Ja me olemegi rääkinud sellest, kuidas kontrollida oma mõtteviisi, eks? Oma mõtteid. Ja et kui need ei ole kooskõlas Jumala mõtteviisiga, siis me mitte ei hakka kahtlema Jumala mõtteviisis ja Jumala sõnas, vaid me heidame kõrvale oma mõtteviisi. Sest tegelikult maailm pakub väga mõneti mitmekülgset mõtteviisi või sellist, mida me ütleme, me oleme harjunud sellega. Me oleme harjunud mõtlema mingil viisil. Ja me peaksime ära tundma, millised on need valed mõtted. Mõnikord me ei tunne, me oleme harjunud mõtlema mingit viisi. On see kaotusmõtted, on need lüüasaamismõtted, on need kahtlused, ärevused. Me oleme harjunud, sest maailm mõtleb neid. Meil on vaja ära tunda ja siis me peame need eemale lükkama ja võtma selle asemele Jumala sõna. Kõlab hästi lihtsalt, ongi lihtne. Tuleb lihtsalt praktikasse panna, tuleb olla sõna tegija. Ja vastu seista kõigele sellele, mis oponeerib mõistliku meele vastu. Et mis tuleb mõistliku meele vastu? Kahtlused tulevad, hirm, ärevus, depressiivsus, mure. See kõik tuleb mõistliku meele vastu, aga meie peame seisma nendele mõtetele vastu, võttes Jumala sõna ja panema selle enda suhu ja enda mõtetesse. Meil on vaja välja astuda ja rakendada seda meelevalda, mis meile on antud. Jeesus andis meile meelevalla. Eelmisel korral me ka lugesime Jakobuse 4:7, mis ütleb, siis alistuge Jumalale, seiske vastu kuradile, siis ta põgeneb teie juurest. Kui me allutame end Jumalale, siis me ka nõustume Jumalaga. Kui me alistame end Jumalale, see tähendab, me nõustume temaga. Või enda allutamine temale tähendab tema sõnaga nõustumist. Enda allutamine Jumalale tähendab ka tema plaaniga nõustumist enda elu jaoks. Peame õppima olema sõnategijad, mitte üksipeenis kuuljad. Et kõike seda õnnistust, mis meile on antud, seda rakendada või seda enda elus näha. Jeesus võitis kogu vaenlase väe. Ta tegi kehtetuks nende võimu. Ma rõhutangi nende võimu, mitte lihtsalt tema võimu, vaid nende võimu, sest ta ei alistanud mitte üksnes kuradit, vaid kõik teemonid. Ta tegi relvituks mitte üksnes kuradi, vaid kõik teemonid. Seega Jumala vägi oli nii võimas, et mitte miski ei suutnud hoida Jeesust üles tõusmast surnust. Mitte miski, mitte ükski vägi. Ainuke vägi, mis on kuradil alles jäänud, on valetamine, just soovitamise vägi, see, et ta soovitab meile valesid mõtteid. Kui me hoiame ukse kinni, me ei võta vastu, siis ei ole tal meie üle mitte mingit meelevalda. Me peame mõtlema õigesti kooskõlas Jumala sõnaga. Ja siis me hoiame ukse vaenlasele suletuna, sest Jumal on meid vabastanud pimeduse kuningriigist.
kuradil ei ole meie üle mitte mingit võimu ega meelevalda, aga me peame ise maksma panema selle meelevalla enda elus. Me peame rakendama seda enda elus. Me ei pea kuradiga võitlema, sest Jeesus on ta ära võitnud, aga meil on üks võitlus pidada. Ja see on hea usuvõitlus, eks. Et see on võitlus, mille me alati võidame, sest usk alati võidab. Nii kaua, kuni me jääme ühendatuks usuga, mis on meie vaimus. Ja kui me räägime välja ususõnu oma vaimust, mitte mõistusest, vaid oma vaimust, me räägime ususõnu välja, et meie tunnistus on seotud meie usuga, meie südamega, meie vaimuga. Mõnikord me teeme võib-olla mõistuse tasandil välja tunnistusi, aga me peame oma tunnistused siduma usuga, mis on meie vaimus. Siis need nii-öelda tabavad siis seda sihtmärki. Ja kui me seda teeme, ehk siis me tunnistame välja ususõnu usus, siis me viime täide oma võidu. Kui sümptomid tulevad esile, siis me võitleme head usuvõitlust ja me räägime nendele sümptomitele välja, et ei, ma ei võta teid vastu, ma ei luba teid oma ellu. Ma ei võta vastu. Ma hoian Jumala sõna oma suus, oma südames, ükskõik, mis sellele vastu tuleb. Et see on oluline hoida kinni sellest, ükskõik, mis vastu tuleb. Sest Jeesus andis võidu meile, meie jaoks, aga meil on oma osa selles. Ehk, nagu ma ütlesin, meil on vaja nii-öelda täide viia see võit või see meelevalda, rakendada seda meelevalda enda elus. Me ei tohi lasta seda endalt ära varastada, sest kurat on tulnud, et varastada, tappa, hävitada, hukata, ta tahab takistada midagi. Huvitav, mida ta tahab takistada? Ta tahab takistada meie arengut, meie edenemist. Ta tahab takistada Jumala plaani teostumist meie elus. See on see, mille peale ta väljas on. Kätte saada meie võit, meie usk. Aga me peame harjutama oma võitu, selles võidus käimist. Nii nagu on politsei. Meil on seadused. Igas riigis on omad seadused ja politsei mitte ei kirjuta neid seaduseid, aga ta valvab nende täitmise üle. Eks? Et samamoodi on see, kuidas meie meelevalda rakendame. Me oleme oma elus korrakaitsjad, eks ta seadust ellu viiv jõud. Me oleme meie ise. Ja meil on selleks antud midagi. Mis meil antud on selleks? Meelevald on antud. Nii nagu on politseile antud meelevald riigi poolt. Politsei kannab märki, ta kannab vormi ja tal on meelevald. Meil on samamoodi meelevald, et kui me oma meelevalda kasutame, mis meile antud on, siis on taevas meie tagala. Nii nagu on riik, on politsei taga, ta ei lähe omast jõust sinna, nii ka meie ei tee seda omast jõust, vaid meile on antud meelevald. Jeesus andis meile meelevalla ja taevas on meie selja taga. Ja mis on meie märk, meelevalla märk? On Jeesuse nimi. Kusjuures ma mõtlesin, et nii nagu on politseil on oma vorm, meil on ka oma vorm. On ju? Mis meie vorm on siis? Just. Meil on oma raudrüü, eks ju. Just sõjavarustus on meil, et see on meie see vorm, mida me peame seljas hoidma, kogu aeg seljas hoidma, kontrollima, et ta seljas oleks. Ja tegelikult see on hea võrdpilt minu arvates selle politseinikuga on see, et kui ta hommikul üles ärkab, isegi kui ta on hästi väsinud või kui ta tunneb ennast haigena, siis ta ei kahtle ju oma meelevallas. See ei vähenda tema meelevalda, et ta tunneb ennast halvasti, oi äkki mul täna meelevald ei tööta. Ei, ta paneb märgi rinda ja vormi selga ükskõik, kuidas ta tunneb. Ta läheb välja ja meelevald toimib. Sama on meiega, ükskõik kuidas me tunneme ennast. Hommikul nii väsinuna, ei viitsi üldse üles tõusta. Või on üks häda või teine häda, tegelikult olenemata meie tunnetest
emotsioonidest, see meelevald toimib alati. See on meile antud. See tähendab, et me ei käitu tunnete ajendil. Ja on seda välja rääkida, ma räägin endale ka. Ei käitu tunnete ajendil. Jumala sõna on see, mille alusel me käitume. Ja see, kuidas ma tunnen, ei mõjuta seda, kas mul on meelevald või mitte, mul on see alati. Ja kui me rakendame oma meelevalda, siis taevas kindlustab me tagala. Ma mõtlesin, ma võtan siit, vaatan, kas ma leian, mul on, mitu asja tuleb lahti. Tahaks minna Luuka 10, see on tegelikult ainult üks salm. See on Luuka 10:19. Mis ütleb, vaata, ma olen andnud teile meelevalla kõndida madude ja skorpionide peal ja vaenlase kogu väe peal ja miski ei tee teile iial kahju. Meile on antud meelevald midagi teha. Meelevald kõndida madude ja skorpionide peal ja vaenlase natukese väe peal, ei kogu väe peal. Kogu väe peal. Ja miski ei tee teile iial kahju. Maod ja skorpionid tulevad. Vastuseis tuleb, siin ütleb, et on andnud meile meelevalla nende peale astuda. Lihtsalt seetõttu, et meil on usk või et me kuulume Jumalale, ei tähenda, et vastuseisu ei tule. Vastuseis tuleb. Aga meil on antud meelevald astuda selle vastuseisu peale või sellest üle. Mitte eest ära joosta, mitte peitu pugeda. Ja mis seda ma olen küll kogenud, vaata, mõnikord tekib küll tunne, et jookseks ära, aga meil on meelevald vastu astuda. Mul tuli sellega võrdpilt Taavet ja Koljat. Taavet ei hakanud eest ära jooksma, ta jooksis Koljati poole. Eks? Et meil on ka meelevald astuda vastu, astuda peale nendele vastuseisule. Ehk siis mitte eest ära joosta, mitte peitu pugeda ja mitte muutuda passiivseks, mis mõnikord küll võib juhtuda. Passiivseks. Lihtsalt sa nagu tardud ära, et mis nüüd juhtus ja sa ei tee mitte midagi. Lased olla, nagu mängid surnut. Mida ma olen küll kogenud seda. Et see võib juhtuda. Aga millele sa vastu ei seisa, see saab loa jääda. Et millele sa vastu ei seisa, kui sa muutud passiivseks, sa ei võta mitte midagi ette, siis see asi, see vastuseis saab loa jääda. Ta ei lähe ise ära. Meelevalda rakendame meie. Meie kontrollime oma elus, mis toimib, mis mitte. Meil on Jumala seadused ja meil on antud meelevald. Seega mina olen see korrakaitsja ja kui minule midagi ei meeldi, siis ma seisan sellele vastu. Kui kurat tuleb oma rünnakuga, siis ma seisan vastu, mitte ei tardu. Mitte ei muutu passiivseks, mitte ei vaiki, vaid ma sõnastan välja Jumala sõna sellele olukorrale vastu. Sest meelevald on antud selle kasutamiseks. Me ei saa passiivseks jääda. Miks ma seda rõhutan, see on see, mida ma olen ise kogenud oma elus. Tihti on see, et appi. Aga see ei ole nii, meil on meelevald antud vastu seista. Ja me jätkame oma teed. Sest nagu ma ütlesin, kurat tahab takistada me kasvu ja edenemist Jumalas. See on see, miks ta selle vastuseisu toob. Ta ei taha, et me täidaksime Jumala antud plaani enda elu jaoks. Või et me edeneksime ja kasvaksime vaimselt. Tugevaks, eespidise inimese poolest ei taha seda. Ta toob vastuseisu. Aga meil on meelevald. Ja see ongi see, et mõnikord kohates vastuseisu inimesed peatavad arengu või edenemise. Sest vastuseis tuli. Nad peatavad arenemise usus või ka Jumala plaanis liikumise, aga vastuseis ei tähenda, et me jääme seisma või peatume. Me astume vastu. See tähendab mingit tegevust, vastu astumist. Just, meelevald on selleks, et me läheksime edasi, mitte ei viskaks pikali.
või lõpetaks edenemise või lõpetaks uskumise või lõpetaks arenemise või liikumise selles suunas, mida Jumal tahab meie ellu tuua. Kurat toob vastuseisu ja me mõnikord peatume, sest tegelikult Jumal tahab, et me edeneksime, liiguksime tema plaanis edasi, nii nagu enne näide toodi, pastor tõi näite, et Jumal tahab, et mine kõrgemale veel kõrgemale, aga kurat ei taha seda, siis ta toob vastuseisu. Ja kui me võtame meelevalla selle olukorra üle või sümptomi üle või mis iganes meie vastu tuleb, siis me suhtume kuradisse kui nagu sellisesse pakku, mis on meil maas, et me ei oota, millal see pakk liikuma hakkaks või et see skorpion ära kaoks. Me astume üle sellest ja liigume edasi, sest meil on meelevald, kurat on tehtud meie jaoks kahjutuks. Salmi teine pool ütles, ja mitte miski ei tee teile iial kahju. Aga me ei saa uskuda ainult seda ühte poolt. Salm käib koos. See tähendab, kui me lõpetame edenemise, kui me lõpetame selle, et me astume sellest vastuseisust üle, ehk me muutume passiivseks või me põgeneme, me ei rakenda oma meelevalda, siis tegelikult on oht, et vaenlane saab haavata meid. See salmi esimene pool on teise poole tingimus, ehk ma pean rakendama meelevalda, ma astun üle lõvide või siin oli madude ja skorpionide ja rakendan oma meelevalda, siis mitte miski ei tee mulle kahju. Ma ei saa passiivseks jääda ja ütelda, mitte miski ei tee mulle kahju. Ma ei saa võtta niimoodi, et ma ei rakenda meelevalda enda elus, mis mulle on antud ja öelda, mitte miski ei tee mulle kahju. Need käivad koos. Ma rakendan meelevalda ja mitte miski ei tee seejuures mulle kahju. See on Jumala lubadus ja tõotus siin. Siis ei saa vaenlane haiget teha. Et kui me rakendame meelevalda, siis ta ei saa meile haiget teha. Me astume vastuseisust üle, ta ei saa meile haiget teha, sest me rakendame meelevalda. Samuti ei peaks me lõpetama edenemist või kasvu või Jumala plaanis edasi liikumist lihtsalt hirmust, et miski võib üles tulla ja meile viga teha. Sest kui me edasi liigume ja kasutame meelevalda, siis Jumal ütleb, mitte miski ei tee teile iial kahju. Nii et seda hirmu ei tohi ka lasta endasse, et äkki, kui ma nüüd edasi liigun, äkki tuleb midagi mu vastu. Meil on meelevald hirmu üle, eks? Sest vaenlane ei saa takistada meie arengut. Tal ei ole seda meelevalda, ta ei saa takistada progressi või Jumala plaani teostumist meie elus. Aga me peame kindlaks tegema, et me seisame talle vastu. Matteuse 16, 19. Nii, Matteuse 16 ja 19 ütleb. Sellist asja ma annan sulle taevariigi võtmed ja mis sa iganes kinni seod maa peal, see on seotud ka taevas ja mis sa iganes lahti päästad maa peal, see on lahti päästetud ka taevas. Et mis iganes sa kinni seod maa peal, see on seotud ka taevas ja mis sa iganes lahti päästad maa peal, see on lahti päästetud ka taevas. Ehk sidumise ja lahtipäästmise protsessid saavad alguse kust? Maa pealt, mitte taevas. Ehk mida iganes sa maa peal seod, taevas toetab sind. Mida iganes sa lahti päästad, taevas toetab ka selles. Taevas on meie tagala, aga meie algatame protsessid siin maa peal. Sest ta ei ütle, et taevas seob lahti, seob kinni või laseb lahti. Et taevas midagi teeks, siis miski peab saama tehtud enne maa peal. Ehk siis meie alustame need protsessid siin maa peal ja Jeesuse nimel me seome kinni või laseme lahti. Elus on nii mõned asjad, mida me tahame oma ellu, mida me vajame oma elus ja on asju, mida me ei vaja enda ellu, mida me ei taha enda ellu. Ehk me seome need asjad, mida me oma ellu ei taha.
me seome haiguse, me seome puuduse, sest me ei taha neid oma ellu. Ja mida me oma ellu ei taha, me seome, et need ei jätkaks tegutsemist meie elus. Kui me ei ütle, et see lõpeks, siis taeval ei ole midagi kindlustada. Ta kindlustab selle, mille meie siin algatame. Kui meie seome midagi maa peal, siis see saab seotud taevas. Püha vaim on teostaja. Aga ta teostab seda, mida meie ütleme ja nii kaua, kuni meie ütleme. Tema teostab. Ehk ta tagab, see on see vägi, püha vaim on see vägi, mis tagab meie sõnade täitumise. Ja nii kaua, kuni me räägime, nii kaua tema teostab. Nii et seda, mida me oma ellu ei taha, meil on õigus siduda see kinni. Aga mõnikord me vajame oma ellu midagi, siis selle me päästame lahti. Ja see saab lahti päästetud, et see tuleks meie ellu. Nii nagu Jeesus, kui ta tuli Jeruusalemma, siis ta juhendas jüngreid ühte sälgu tooma. Tema lähtus Jumala sõnast, kui ta seda palus. Pühakiri oli niimoodi ütelnud, et ta tuleb Jeruusalemma sälu seljas, millega keegi varem pole sõitnud. Aga isegi see, et Jumala sõna seda ütles, ta pidi enne lahti päästma, sest sälg oli kinni. See oli vaja saada enne lahti päästetud, lahti lastud. Ja ta juhendas jüngreid. Juhendas, kuidas see lahti lasta. Ja tema sõna, Jumala sõna ütleb meile, mida öelda, kui vaja midagi lahti päästa enda elus. Kui midagi on meil elus vaja ja see on takistatud või see vool on takistatud meie elus, siis tuleb see vabastada oma sõnadega. Ja kust me need sõnad saame? Me saame need Jumala sõnast. Jumala sõnas on need sõnad, mida me peame välja rääkima enda ellu, et midagi lahti lasta, kui meil midagi on vaja enda ellu. Ehk räägi välja sõna. Meie meelevald, mis meile on antud, see on, mis seob, mida me enda ellu ei taha. Samas on see ka vägi, mis laseb lahti ja toob meie ellu seda, mida me vajame. Läbi sõnade, läbi usu me teeme seda. Seega, millest meil on puudus elus, seome me lahti. Ja ütle välja, et see saaks olema. Ehk see on see meie asi, mida meie teeme siin maa peal. Rakendame oma meelevalda. Meie meelevald töötab alati kooskõlas Jumala sõnaga, nagu Jeesus näitas. See töötab kooskõlas sõnaga ehk selle seaduse raamatuga. Meil on omad seadused, Jumalal on seadused. Ja meie meelevald töötab alati kooskõlas Jumala sõnaga. Ehk nii nagu politseinik ei tee oma loomingut. Ta ei saa minna täiesti suvaliselt välja oma loomingut tegema korda seades tänavatel või kuskil iganes, mis politseinik ta täpselt on, korra kaitsmisel. Nõnda samamoodi meil on Jumala sõna, mille peale me peame oma usu rajama ja oma meelevalla rajama. Ehk see, mida ma lahti päästan või kinni seon, peab olema toetatud sõnaga. Mul peab olema selleks kirjakoht, mul peab olema selleks alus, mille alusel ma nii-öelda seda korda kaitsen või mille alusel ma rakendan seda, mida ma usun. Ehk siis kirjakoht või Jumala sõna, millel ma seisan, seda on vaja. Ehk me peame teadma, see näitabki, kui oluline on teada seadust ehk Jumala sõna, millel ma seisan, mida ma rakendan. Ja siis, kui mina meelevalda või me kõik meelevalda kasutame ja rakendame, siis taevas toetab seda. Ta on meie tagala, mitte meie jõust, vaid see ongi see, mida Jumal on lubanud, seda meelevalda, et taevas toetab. Ja
me räägime välja oma võitu, me räägime välja Jumala sõna on meie suus ja meie südames ja me rakendame meelevalda nendele olukordadele, mis seisavad meie vastu ja me ei jookse ära nende olukordade eest ja me ei muutu passiivseks, vaid me rakendame iga vastuseisu puhul rakendame oma meelevalda ja tunnistame välja Jumala sõna.